Tere päevast, armas kogudus! Tänasel nelipüha päeval, mis on siis Risti koguduse sünnipäev ja kindlasti nii koguduse kui ka meie igaühe jaoks väga eriline. See on see päev, mida me meenutame, kui meile valati välja püha vaim juba küll palju aastaid, sadu ja tuhandeid tagasi, aga see mõju, selle sündmuse mõju, selle tõotuse mõju ei ole sugugi mitte vähenenud, vaid täna siin sellel päeval on see tõotus seesama ja kehtiv meie jaoks. Nii et soovime, et sellel päeval täna me võiksime kogeda ka igaüks erilist Jumala pühavaimu puudutust meie igaühe elus ja soovime ka, et see koosolek, kus me Jumala rahvana oleme kogunenud, võiks olla õnnistatud meie jaoks, et Jumal oma püha vaimu kaudu, välja valatud püha vaimu kaudu võiks olla ka siin selles paigas. Nii nagu ta on lubanud, nagu ta on tõotanud, nii ta ka teeb. Jumal seisab alati oma sõna taga, seisab oma tõotuste taga ja me võime olla selles kindlad. Nii et oleme Jumalale tänulikud, et ta on nii hästi kõik korraldanud, kui Jeesus läks ära, siis ta saatis oma püha vaimu. Nii et meie ka võime mitte ainult vaadata Jeesust kui ajaloolist isikut, kes kunagi oli, vaid teda kui meie kaasas käijat, meiega koos olejat, meie päästjat, meie õnnistegijat ja meie issandat. Püha vaimu kaudu on saanud see meie jaoks reaalsuseks ja kättesaadavaks. Täname Jumalat selle eest ja ülistame ja kiidame tema nime. Kuidas veel parem oleks seda teha, kui Jumala rahvana ja kogudusena üheskoos. Me täname Jumalat nende võimaluste eest, mis meie maal on. Me täname, et need piirangud, mis vahepeal olid meile seatud, selleks, et hoida meie elusid ja meie tervist, on nüüd leevendatud ja me võime kogudusena tulla kokku ja mõistame, kui väärtuslik ja hindamatu see on, kui me võime päriselt füüsiliselt olla osaduses üksteisega ja kogeda seda üksteise kõrval olemise tunnet, näha üksteist silmast silma, soovida Jumala õnnistust, soovida Jumala rahu, palvetada üksteise eest ja tunda seda, et me ei ole siiski üksi, vaid Jumal on meid loonud nii, et me võime olla üksteise jaoks olemas. Ka kui me ei ole saanud kokku, me oleme võinud teha palveid ja teeme ka praegu neid nende pärast, kes ei saa tulla ja olla koos meiega. Aga see on eriline võimalus, mis on meie käes ja me oleme selle eest Jumalale tänulikud. Laulame alguseks ühe laulu meie lauluraamatutest ja selle number on 158. Tule, oh püha vaim, täna, armuga aitama meid. See on palvelaul ja tänasesse päeva me igatseme samamoodi püha vaimu lähedalolu ja seda, et ta võiks tulla ja olla siin koos meiega. Nii et laulame selle üheskoos.
enne kui loeme Jumala sõna ja oleme palves, on saadetud meile paar tervitust või läkitust. Esimesena ma loen ette meie superintendent Robert Tšerenkovi poolt saadetud nelipüha tervituse. Ja ta ütleb siis nii: täna tähistavad miljonid kristlased nelipüha, mida võib pidada kristliku kiriku sünnipäevaks. See oli 50. päev pärast Kristuse ülestõusmist, mil jüngrid said Jeruusalemmas täis püha vaimu. Peetrus jutlustas oma esimese avaliku jutluse ja suur hulk inimesi pöördus oma pattudest ning sai ristitud. Jeesus oli jüngritele ütelnud: te saate väepühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning maailma äärteni. Apostlite teod 1:8. Ja sellest pühavaimu väljavalamise hetkest nelipüha päeval levib evangeeliumi sõnum läbi aastasadade üle terve maailma. Seega palju õnne meile kõigile kristliku kiriku sünnipäeva puhul. Kuid nelipühal on iga kristlase jaoks ka väga eriline isiklik tähendus. Veel enne oma kannatusi rääkis Kristus oma jüngritele, et ta peab tagasi minema oma isa juurde, kuid isa saadab neile teise lohutaja, kes on igavesti nendega, Johannese 14:16. Seesama püha vaim, kes täitis jüngrit nelipüha päeval, täidab oma ligioluga, juhatab, õpetab, lohutab ja annab jõudu igale kristlasele ka tänapäeval. Jumal ei ole meist kaugel, ta on püha vaimu kaudu igas kristlases, kinnitades meie usku ja juhtides meid pühitsuse poole, kui me vaid oleksime vastuvõtlikud ja kuulekad tema juhtimisele. Ka meie võime kogeda seda erilist püha vaimuga täitumist, mida Jeesuse jüngrid korduvalt kogesid, sest see püha vaimu teotus on antud ka meile. Apostlite teod 2:39. Ja õnnistussooviga Robert Tšerenkov, EMK superintendent, on saatnud siis meile oma läkituse. Teise ma loen ette natukene hiljem. Aga praegu loeme Jumala sõna. Mis on kirja pandud laulude kogusse, üks meie tänase päeva kirikukalendri kirjakohtadest, laul 104, salmist 24-35. Kui palju on sinu töid, issand, sa oled nad kõik targasti teinud, maa on täis sinu looduid, siin on meri, suur ja lai, seal kubiseb lugemata palju loomi, pisikesi ja suuri. Seal ujuvad laevad, seal on Leviaatan, kelle sa oled valmistanud endale mängima. Kõik nad ootavad sind, et sa neile annaksid nende toidu omal ajal. Sa annad neile ja nad korjavad kokku, sina avad oma käe ja nende kõhud saavad täis head. Sa peidad oma palge ja nad ehmuvad. Sa võtad ära nende hingeõhu ja nad heidavad hinge ning pöörduvad tagasi põrmu. Sa läkitad välja oma vaimu ja nad luuakse ja sina uuendad maa näo. Kestku issand au igavesti, issand rõõmustagu oma tegudest. Tema, kes vaatab ilmamaad, nõnda, et see vabiseb, kes puudutab mägesid ja need suitsevad. Ma tahan laulda issandale oma eluaja ja mängida oma Jumalale nii kaua, kui ma olen elus. Olgu mu mõlgutus armas tema meelest, mina rõõmutsen issandas. Kaduga patused maa pealt ja ööleid ärgu olgu enam. Kiida mu hing issandat, halleluuja. Meie koos psalmistiga tahame seda sama teha, tänada Jumalat ja kiita ja ülistada teda. Täna on meie palvekalendrites eestpalves aastakonverents. Kalendrites on ta sellepärast, et konverents oleks pidanud toimuma juba järgmise nädala lõpus Tallinnas, kus siis kogu kiriku töötegijad ja rahvas saavad kokku, aga eriolukorra tõttu seda praegu ei toimu, vaid see on lükatud edasi aasta
keskele ehk siis augustisse ja 28 kuni 30 august on need kuupäevad. Aga me palvetame ikkagi ka aastakonverentsi eest, mis on siis organ, mis võtab vastu otsuseid meie kiriku töö osas ja kus vaadatakse tagasi ja seatakse sihtega ettepoole, kus valitakse töötegijaid ja struktuure ja kõik, mis sinna juurde käib, nii et see on oluline selle jaoks, et meie kirik võiks ka püsida õigel kursil ja olla Jumala vaimu poolt juhitud, nii et võtame eest palvesse. Ja muidugi meie palvepartner kogudus, Tartu Püha Luuka kogudus on jätkuvalt meie eest palvetas. Nii et võtame need palvesoovid ka oma alguspalvesse. Isa taevas, me täname sind selle päeva eest, mille sa oled meile kinkinud ja andnud. Me täname nelipüha päeva eest, kui sa valasid välja oma püha vaimu ja iga inimene võib osa saada sellest, kes usub sinusse, igatseb ja soovib seda oma südamesse vastu võtta. Ja issand, me täname, et see päev oli sinu koguduse sünnipäev ja issand, me tahame täna rõõmustada ja me täname sind ka selle eest, et see ei ole midagi, mis on olnud ainult minevikus või kunagi, vaid täna see on meie igaühe jaoks. Sinu püha vaim on antud meile igale ühele, et me võiksime olla osaduses issand sinuga. Ja me täname, et see on välja valatud meie igaühe südamesse. Ja ma palun, et me igaüks võiksime täna seda kogeda ja tunda, kuidas sa oma püha vaimu kaudu oled väga lähedal igale ühele meile, trööstimas, julgustamas, aitamas, rõõmustamas, mida iganes me vajame igal päeval. Jumal, me täname sind, et püha vaimu kaudu on see kõik meile kättesaadav sinu käest. Issand, tänu olgu sulle selle eest. Ja me täname, et sa oled ka oma püha vaimu kaudu täna siin selles paigas, oma koguduse keskel, kus me oleme tulnud kokku selleks, et sind kiita, ülistada ja tänada, sinu nime kõrgeks tõsta ja kuulata ja tähele panna sinu häält. Issand, ava meie kõrvad, ava meie silmad, et me suudaksime seda teha. Tähele panna seda, mida sina räägid, kuulata sinu juhatust ja õpetust, kuulata seda vaikset häält, mis meie südametes kõneleb. Issand, me täname sind, et me võime seda tähele panna ja su hääl ei vaiki, vaid see on meie jaoks kostuv. Tänu olgu sulle selle eest. Issand, me võtame oma eestpalvesse kaasa meie kiriku aastakonverentsi, mis on küll edasi lükatud nende olukordade tõttu, mis on olnud meie maal, aga mis loodetavasti siiski toimub ja Jumal, me palume, et ka sinu arm võiks olla selle üle ja kogu meie kiriku üle, issand, meie juhtide üle, kes langetavad otsuseid. Me palume, et sinu püha vaim võiks olla nende juhtijaks ja tarkuse andjaks, issand, ka mõnikord väga keerulistes küsimustes, kus vahel võib-olla ei olegi häid lahendusi, aga Jumal, me täname, et sa üleloomulikult võid tuua esile neid vastuseid, mis kerkivad meie küsimuste peale. Issand, me täname sind, et sinul on tarkus ja sa tahad selle tarkusega varustada igat töötegijat meie kirikus, issand, ja õnnistage seda aastakonverentsi, mis meie ees seisab, et iga otsus, mis selle vastu võetakse, võiks olla juhitud sinu püha vaimu poolt, issand, ja iga osaleja ja iga inimene, kes seal osaleb, issand, võiks olla samuti sinu püha vaimu poolt juhitud, et need otsused, mis üheskoos langetatakse ja vastu võetakse, võiks hoida ka meie kirikut õigel kursil, et me, issand, oleksime jätkuvalt soolaks ja valguseks sinu hea sõnumi kuulutajaks selles maailmas, kuhu sina oled meid pannud ka selle kirikuna, aga samamoodi ka erinevate väikeste kogudustena üle Eestimaa laiali. Jumal, me täname sind, et sinu pühavaim on igal pool ja kõikjal. Täna me palume ka Tartu koguduse eest, kes on meie palvepartner. Me täname, issand, et sina oled süüdanud selle tule seal ja sa oled hoidnud seda alles ja Jumal, täna me palume, et sa võiksid varustada neid kõige vajalikku, olla nende lähedal, anda jõudu töötegijatele, pastorile, tema perele, issand, ja kõigile, kes aitavad seal kaasa, issand, läkita välja veel ja veel töötegijaid, sest tööd on palju, aga töötegijaid on vähe, issand, ja sa oled palunud ja käskinud paluda, et läkitataks välja veel ja veel töötegijaid. Issand, me palume selle paiga pärast seal, selle linna pärast, nende inimeste pärast, issand.
et paljud võiksid veel leida sind ja pöörduda. Tänu olgu sulle selle eest, et sa kuuled seda palvet ja kõnnista ka meie kogudust, seda paika siin, issand, igat liiget. Need, kes täna on tulnud ja sisenenud sellesse kotta, aga ka neid, kes täna ei ole saanud tulla. Jumal, sa näed, kus keegi on, aga ma tänan, et sa ei ole kaugel mitte ühestki meist, vaid sa oled meie lähedal ja meiega koos oma armuga meie üle. Tänu olgu sulle selle eest ja me tahame olla jätkuvalt avatud sinule, sinu pühavaimule, pühavaimu tööle oma eludes. Tule, issand Jeesus, tänu sulle, aamen. Nii me tahame üheskoos kiita ja ülistada issandat lauluga. Tõesti
kui ka muusika
ja kõik vaikseks jääb, siis tulen ma. Tuua igatse miskit, mis on väärt, mis sul rõõmu toob. Sul rohkem toob, kui on laul, sest mu laul pole see, mida sa igatsemaid. Sa otsid enamat veel, miskit, mis on mul sees, mu südant igatsed sa. Tule tagasi, nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Ajastute kuningas ei väljendada saa, kui palju sa väär. Kuigi vaene ja nõrk, kõik sulle kuulub vaid, iga südamelöö. Sul rohkem toon, kui on laul, ja mu laul pole see, mida sa igatsemaid. Sa otsid enamat veel, kõike, mis on mu sees, mu südant igatsed sa. Tulen tagasi, nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Tulen tagasi, nüüd ma sinu juurde, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Andeks anna kõik, mis ma teinud sulle, sest sinust on kõik ja sinust mu Jeesus. Tõstan silmad ja vaatan su las ümbritseb mind nüüd, su valgust iganapil. Su ette kui tõuseb mu laul. Ma teen selle osa. Ma seisan ja ootan sinu palve. Tõstan silmad ja vaatan su las ümbritseb mind nüüd, su valgust iganapil. Su ette
Tänu Jumalale. Ma usun, et see on meie südametes see sama võidulaul, mis Jumal meie eludes on teinud, vahetades välja endise ja on andnud meile uue. Ja mitte miski, mis on meie vanast elust, ei pea kuidagi meid piirama või meie üle omama mõjuvõimu, vaid Jumal on loonud kõik uueks. Tänu olgu Jumalale selle eest ja ma usun, et me võime kogeda seda ka ükskõik millistel päevadel, et Jumal oma püha vaimuga on meile väga lähedal ja meiega koos. Nii et tänu Jumalale selle eest, et me võime täna seda päriselt ja reaalselt kogeda. Täna me loeme apostlite tegude raamatust. See on kirja pandud 2. peatükki ja loeme siis salmid 1-21. Kindlasti, kui me oleme võib-olla täna juba mõnda jumalateenistust jälginud või kuulnud või näinud, siis ilmselt see on üks tsiteeritumaid kirjakohti, aga ei saa me sellest täna mööda, sest see on nii oluline ja tähtis ja see on loomulikult pühavaimu tulek 4 pühapäeval. Ja loeme siis nii, kuidas see sündmus oli. Kui 4 pühapäev, mis on siis mida püüdseti 50 päeva pärast ülestõusmist püha, nii nagu me siin ka alguses kuulsime. Kui 4 pühapäev kätte jõudis, olid nad kõik koos ühes paigas. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seas. Ja nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Jeruusalemmas oli elamas juute, vagasid mehi kõigi rahvaste keskel, kes on taeval. Kui nüüd see hääl kostis, tuli kokku nende kogukond ja kõiki valdas hämmastus, sest igaüks kuulis räägitavat oma murret. Nad jahmusid ja panid imeks, öeldes, ennäe, eks need kõik, kes räägivad, ole galilealased. Kuidas me siis igaüks kuuleme oma sünnimaa murret, meie partlased ja meedlased ja eelamlased ja kes me elame Mesopotaamia, Juuda ja Kapadookia maal, Pantuses ja Aasias, Früügias ja Pamfüülias, Egiptuses ja Liibüa maades Küreene pool ja siia elama asunud roomlased, juudid ja need usku pöördunud, kreetalased ja araablased. Kuidas me kuuleme räägitavat meie endi keeles Jumala suuri asju. Nad kõik olid jahmunud ja kahevahel ning ütlesid üksteisele, mis see küll peab olema? Mõned aga ütlesid pilgates, nad on täis magusat veini. Siin ma korraks peatun, ma pärast loen mõned salmid veel edasi ka Peetruse jutlusest siis 4 pühapäeval. Aga see oli siis see sündmus ja Jumal oli või Jeesus oli andnud siis selle käsu enne, kui ta ära läksid maa pealt, et nad jääksid ootama ja ootele, sest midagi paremat oli sündimas kui see, mida nad olid võinud seni näha. Jeesusega oli neil kindlasti väga huvitavaid ja tähendusrikkaid aegu olnud neil, kes siis temaga koos olid ja käisid tema jüngrid ja need inimesed, kes temaga kokku puutusid, aga Jumala plaan oli midagi rohkemat
kui ainult seal, selle rahva jaoks, kui ainult nende inimeste jaoks, kes olid Jeesuse aegsed ja tema kaaskondsed seal. Ja mõistame, et Jumala plaan oli midagi palju suuremat, palju enamat, midagi, mis ulatab väga palju kaugemale ja selleks Jumal saatis oma püha vaimu. Kui me mõtleme pühale vaimule, siis võib-olla, kes ei tunne teda isiklikult, siis tema jaoks võib olla mingisugune abstraktne, ebamäärane, üleloomulik jõud või vägi või midagi kusagil, mida ta ei oska seletada, millest küll räägitakse. Aga tegelikult Jumala püha vaim, nii nagu Piibel meile ütleb, ei ole midagi seesugust, vaid Jumala püha vaim on isik. Ja ta on Jumala kolmainsuse kolmas isik. Me mõistame, et on üks Jumal ja ta on eksisteerinud alguse aegadest ja eksisteerib igavesti ja see Jumal on siis kui isa ja poeg ja püha vaim. On üks jumalik olemus, aga on kolm erinevat isikut. Seda võib-olla on kuidagi raske mõista, kes ei mõista Jumalat ja püha vaimu tööd. Aga see on imeline, mida Piibel meile räägib, iseloomustamaks Jumala püha vaimu. Teda on nimetatud lohutajaks, kes meist ei oleks vajanud seda mõnel oma eluhetkel. Lohutajad võivad olla ka inimesed meie ümber, lapsele ema või mõni meie lähedane, kui me oleme hetkes, kus on meil väga raske, siis on hea, kui keegi ütleb mõne hea sõna ja võib-olla paneb meile käe õlale ja ütleb, et küll kõik olukorrad muutuvad ja läheb paremaks või aitab palvetada nende olukordade eest, mis on tulnud. Lohutajad võime olla ka meie teiste jaoks. Mõnikord on hea, kui me märkame ja kindlasti see on ka üks oskus ja võime, mida me võime ka arendada, et me oskaksime tähele panna ja märgata neid, kes vajavad seda, et inimene, kes on raskes olukorras, tihtipeale ta ei tule küsima ise või paluma lohutust, aga kui kõrvalseisjana me näeme, et keegi vajab seda, siis on hea, kui me märkame seda teha ja öelda lohutavaid sõnu ja kinnitada ja julgustada, et seda kindlasti on vaja. Püha vaim on nimetatud aitajaks, advokaadiks ehk siis eestkostja. Advokaat on keegi, kes seisab meie eest, kui me ei oska iseenda eest seista, sest küsimused on liialt keerulised ja siis on keegi, kes oskab nendes asjades orienteeruda ja teab, mida öelda mingil hetkel, mida teha mingis kohas ja kaitseb meid, aitab. Ja samamoodi me võime võrrelda ka Jumala püha vaimu, kes on meile abiks ja kes oskab meie eest anda vastuseid keerulistele küsimustele. Püha vaim on teejuht, tarkuse vaim. Me võime teda nimetada Jumala kingituseks meie jaoks. Jeesuse vaim, kes on meile antud. Tegelikult püha vaim on olnud olemas või eksisteerinud juba aegade algusest saadik. Usun, et ta oli juba maailma loomise juures, siis kui esimesse
inimesesse puhuti eluõhku. Jumala vaim on olnud läbi Vana Testamendi nende inimestega, kes on eriliselt Jumala välja valitud ja kellele on antud mõni eriline ülesanne, mille teostamiseks ei piisa inimlikest võimetest või oskustest või inimlikust tarkusest, ja siis on olnud Jumala vaim nende inimeste üle. Näiteks Simson, keda täideti erilise jõuga ühel hetkel, et seista oma rahva eest. Jumala vaim oli Gideoniga, et temale anda julgust juhtimiseks. Me võime vaadata prohveteid, Jeremia, Jesaja, kes said täidetud samuti Jumala vaimuga, et edasi anda Jumala sõnu. Aga kõige selle kõrval vaadates, ka läbi Vana Testamendi, läbi Piibli, me võime näha need tõotusi, mis oli antud eriliselt püha vaimu tuleku kohta ja selle päeva kohta, kui püha vaim valatakse välja uuel ja hoopis tähendusrikkamal viisil. Seesama vaim, kes Vanas Testamendis oli teatud inimestega, keda Jumal oli valinud, oli nende peal, et nad võisid täita Jumala antud ülesannet, oli tulemas ühel teistsugusel viisil ja moel. Ja Jumal oli tahtnud, et püha vaim elaks igas inimeses oma rahva juures, meie igahe südames. Esekieli raamatus on öeldud, see on ka veel Vanas Testamendis, ja seal Jumal ütleb oma rahvale: ma annan teile uue südame ja panen teie sisse uue vaimu, ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu, see on Esekieli 36 peatükk ja salm 26. Joeli raamatus on öeldud: ma valan oma vaimu kõige liha peale. Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägused nähes, teie noored mehed näevad nägemusi ja neil päevil ma valan oma vaimu ka sulaste ja teenijate peale. See on Joeli 3, 1. ja 2. salm. Kui me tuleme Uue Testamendi juurde, siis mis algab teatavasti Jeesuse sünniga ja tema tegevusega siin maa peal, siis me võime näha seda, et ka püha vaimu töö ja tegevus hakkas kasvama. Need, kes olid Jeesuse sündimise juures, said täidetud püha vaimuga. Maarjale, Jeesuse emale, öeldi ingli poolt: püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Ja Maarja, kui ta kandis oma ihus juba Jeesust, külastas oma nõbu Elisabetti ja samamoodi Elisabet, me võime seda Piiblist lugeda, sai täidetud püha vaimuga. Jeesus ise, kui ta oli sündinud ja alustas oma tegevust, oli samuti täis püha vaimu. Kui Jeesust ristiti, siis langes püha vaim, me loeme seda tuvina tema peale ja jäi koos temaga. Ja kõik imelised teod, mida ta ka tegi, kui ta kõndis ja käis maa peal, ta tegi läbi
pühavaimu väe. Jeesus ise on lugenud ja tsiteerinud prohvet Jesaja sõnu. See on kirjas Luuka evangeeliumis 4. peatükis ja 18. salmis, kui ta seda teeb. Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind salvinud, ta on mind läkitanud kuulutama rõõmusõnumit vaestele, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid. Ja Jeesus ise ütleb, et tema on võti sellele kõigele. Ja siis, kui läheb aeg edasi ja Jeesus on ühel hetkel söömas koos oma jüngritega, siis ta annab neile selle sama käsu ja ütleb, et ärge lahkuge Jeruusalemmast, vaid jääge ootama oma isa tõotust, mis te olete minult kuulnud. Johannes on küll ristinud teid veega, aga teid ristitakse püha vaimuga üsna varsti pärast neid päevi. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilmamaa äärteni. Jüngrid, esimesed kristlased, need, kes olid käinud Jeesusega koos, jäävad ootama, millal see tõotus täitub. Ja nüüd me jõuame välja siia sellesse kohta, mida me lugesime sellest kirjatekstist, pühavaimu tulek 4 pühapäeval. Ja äkitselt tuli taevast kohin. Otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. Ja nad nägid otse kui hargnevaid tulekeeli, mis laskusid iga üksiku peale nende seast. Tuul ja tuli. Pühavaimu tuul ja pühavaimu tuli. Me teame, et kui tulele puhuda peale tuult, mis juhtub, siis see lööb lõkkele eriti suure leegiga. Kui on tuli, mis ei saa õhku, siis see kustub. Aga Jumala vaimu tuul, kui ta puhub meie eludesse, siis ta puhub lõkkele selle pühavaimu töö, mis on meie sees. Ja nii nad täideti kõik pühavaimuga, kõik. Mulle meeldib see, kuidas kogu see, mida Jumal on meie jaoks teinud, on kuidagi väga isiklik ja igaühe jaoks. See ei ole kusagil kaugel mingis määramatus kohas, vaid see on antud meile igale ühele, igaühe jaoks ja kõigile, kes tahavad seda vastu võtta. Kui me vanas seaduses vaatame, et olid Jumala valitud inimesed, kes said selle anni osaliseks, siis täna me oleme hoopis palju paremas positsioonis täna ja me võime omada püha vaimu oma eludes. Üks Vana Testamendi sõna, mida kasutatakse püha vaimu kirjeldamiseks, siis kreekakeelne sõna on parakleetos. Ja seda on tõlgitud mitmel viisil, näiteks see, kes tuleb kõrval. Ehk isik või keegi, kes on meiega koos, või seda võib tõlkida, nii nagu me ütlesime, ka kui advokaat, kes on meie kõrval, meiega koos, selleks, et meid kaitsta. Või ka, nii nagu me ütlesime, julgustaja, lohutaja, aitaja. See sõna tähendab otseses mõttes, et see, kes on kutsutud kõrvale, sinu kõrvale, meie kõrvale, meiega koos olema.
Üks lugu on ühest sportlasest. Ta oli Briti sprinter Derek Redmond, kes ühedel suveolümpia mängudel jooksis 400 meetri poolfinaalis ja veidi enne finišit ta rebestas oma jalalihase, kukkus valust pikali maha ning ta arvas seda, et nüüd on see jooks, see võistlus tema jaoks lõppenud ja läbi. Aga ta ikkagi ajas ennast püsti ja hakkas mingil moel siiski finiši poole lonkama. Ja siis nagu ei kuskilt tormas üks mees läbi turvatsooni ja paneb oma käe selle mehe ümber. Ja see mees, kes tuli ja toetas teda, oli tema oma isa. Ja isa aitas tal jõuda üle finišijoone paljude tuhandete pealtvaatajate plaksutamise saatel. See võib olla nagu võrdpilt sellest, mida teeb Jumala püha vaim meie eludes, erinevates olukordades, milles me oleme. Ta on meie aitaja, meie lohutaja, meie kaitsja, meie saatja. Aga mitte ainult. Kui me loeme seda lugu, siis tegelikult on oluline ka see, et pühavaimu vägi, mis on välja valatud, ei ole ainult mitte selle jaoks, et me ise teda kogeksime ja tunneksime enda kõrval, mis on oluline, vajalik ja ilma milleta ei saa, vaid ka selleks, et me võiksime minna välja ja kuulutada evangeeliumi. See on vägi, mis on antud nii meile, et me tuleksime toime igas olukorras, kui ka vägi minna välja. Ja te peate olema minu tunnistajad Juuda ja Samaaria maal ja kogu maailma ääreni ja otsani. See on see, mis püha vaim teeb. Meie eludes, olles andnud meile, olles muutnud meie elusid, me võime seda anda edasi teistele. Ja see on vägi, mis on antud meie jaoks. Ja me võime rääkida Jumala suurtest asjadest läbi pühavaimu keele, nii nagu siin me lugesime neid erinevaid keelemurdeid ja rahvusi ja rahvaid, kes olid seal kõik koos. Igaüks kuuleb oma keelemurret ja kuuleb seda, kuidas räägitakse Jumala suurtest asjadest. Olgu meil seda keelt, et me jõuaksime nende inimesteni, et nad mõistaksid ja saaksid aru sellest, mida Jumal on teinud meie eludes ja mida ta pakub ka neile, kes seda vajavad. Neile, kes on segaduses, nii nagu me lugesime, nad ei saanud aru, need, kes ei mõistnud, ei saanud aru, mis toimub, mis asi see on. Tuul ja tulekeeled ja võõrad keeled ja nad püüdsid anda oma hinnanguid, püüdsid seletada kuidagi oma mõistusega seda, aga see ei ole võimalik, sest Jumala töö on midagi palju suuremat. Ja Peetrus tõuseb üles ja räägib neile.
See on salmist 14 edasi. Siis tõuses Peetrus koos nende 11 püsti, tõstis häält ja kõneles neile. Juuda mehed ja kõik Jeruusalemma elanikud, olgu see teil teada, pange tähele mu sõnu. Nemad ei ole sugugi joobnud, nagu te arvate, on ju alles kell 9 hommikul, vaid see on, mida prohvet Joel on öelnud. Ja viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal, et ma valan oma vaimust välja kõigi inimeste peale. Ja teie pojad ja tütred ennustavad ja teie noored mehed näevad nägemusi ja teie vanad näevad unenägusid ning oma teenrite ja teenijate peale ma valan neil päevil välja oma vaimust ja nad ennustavad ning ma annan märke ülal taevas ja tunnustähti all maa peal, verd ja tuld ja suitsusambaid. Päike muutub pimedaks ja kuu vereks, enne kui tuleb issanda päev, suur ja kardetav, ja sünnib, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. See on parim sõnum. See on parim sõnum, mida võisid kuulda need, kes olid seal koos 4 pühapäeval läbi Peetruse suu. See on see, milleks Jumal on saatnud oma püha vaimu, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, võiks saada päästetud. See on see, millest oleme meie, Jumala rahvas, saanud osa. Ja see on see, mida me võime kuulutada ja edasi anda neile, kes seda vajavad. Selleks on saadetud püha vaim, et ta annaks meile jõudu kõiges selles, seista, vastu pidada, olla tugevat, olla täidetud, olla põlemas, et see tuli võiks olla, et see vägi võiks olla koos meiega. Ja selleks mitte ainult, et meie ise, vaid et me võiksime seda jagada neile, kes seda vajavad. Jeesus on öelnud ise, Johannese 16:7, teile on parem, et ma lahkun, sest ka kui ma ei lahkuks, ei tuleks lohutaja teie juurde. Aga kui ma ära lähen, siis ma saadan tema teie juurde. See on sündinud sinu ja minu jaoks. Püha vaim on isik, kes on meiega koos. Ja me võime seda tunda, kogeda ja olla ja käia igal päeval koos temaga. Olgu issand meid kinnitamas ja õnnistamas ja et me võiksime seda igal päeval kogeda ja tunda, et ta on koos meiega. Mida iganes me vajame, lohutust, juhatust, on meil vaja advokaati keeruliste küsimuste lahendamiseks, siis see on püha vaim. On meil vaja rõõmustajat, see on püha vaim. Me oleme Jumalale tänulikud, et püha vaim on välja valatud siis ja ta on jätkuvalt meie juures. Aamen. Ma palun, et me võiksime tõusta ja oleme hetke veel issanda ees. Isa taevas, me täname sind, et sa oled saatnud oma poja Jeesuse siia maailma, kes on sündinud ja viinud täide imelise töö, milleks sa oled tema läkitanud. Ja kui ta on selle täide viinud, oled sina võtnud ta üles taevasse, aga me täname, et sa oled saatnud meie jaoks püha vaimu, kes on meiega koos ja see on välja valatud ja me täname, et see tõotus on iga inimese päralt. Me oleme nii heas lepingus, issand, me täname sind selle eest. Igaüks, kes appi hüüab sinu nime, nii nagu me lugesime, võib saada päästetud ja püha vaim võib tulla elama meie südametesse. Jumal, me täname sind selle eest. Me täname, et me oleme igaüks, kes me ka täna siin oleme, seda kogenud ja võime olla selle tunnistajad, et püha vaim on isik meie eludes. Ta on meie saatja, lohutaja, juhataja, õpetaja, trööstja, advokaat. Mida iganes me vajame, issand, me täname sind, et sinu püha vaim on alati meiega koos, varustamas meid kõige vajalikuga.
Ja me täname sind, issand, et sa oled andnud selle igale inimesele, ka neile, kes veel ei tunne. Jumal, aita, et me suudaksime täita ka seda suurt missioni ja käsku, kui sa ütlesid, et sa lähed ära ja sa saadad oma püha vaimu, selleks, et me võiksime olla sinu tunnistajad. Alates Jeruusalemmast ja Samaaria maast, aga kuni maailma äärteni ja otsusteni välja, issand, me täname sind, et me sinu kogudusena siin selles paigas, sellel ajahetkel, kus me praegu oleme, võime samamoodi olla osa sellest tõotusest, me võime samamoodi olla osa sellest tunnistusest, issand, me täname sind selle eest ja me palume, issand, et me võiksime jõuda selle hea sõnumiga veel paljude ja paljudeni, kes seda vajavad, issand, ja anna meile selleks jõudu, anna meile selleks väge. Jumal, me täname sind, et sa tahad seda anda oma lastele, igaühe meie südametesse ja aita, et me kogeksime igal päeval, kuidas sinu püha vaim on meiega koos, meid trööstimas, lohutamas, õpetamas, julgustamas. Issand, me täname sind selle imelise tõotuse eest. Me täname, et see tõotus on täitunud ja meie võime olla täna selle osalised. Me toome sulle tänu ja kiitust ja au kõige eest. Aamen. Ma loen ette veel ühe läkituse või sellise, jah. See on samamoodi saadetud Robert Serenkovi poolt ja see puudutab laager Gideoni. Mõned meist on seal käinud, meie pere kaasa arvatud. Ja esimesest korrast alates, kui me sinna läksime, me oleme tahtnud sinna alati minna tagasi, sest see on üks koht, kus me võime kogeda ka Jumala õnnistust ja igal aastal on seal suvekonverents metodisti kiriku rahvale ja ka teistele, kes soovivad osa saada, aga eelkõige metodisti kiriku inimestele. Ja seal on olnud imelisi aegu, aga see on selline suur kompleks, kus toimub ka palju muud ja Jumal on seal tegemas oma head tööd. Ja Robert siis kirjutab, kallis metodisti kiriku pere, koroonaviiruse ajal kevadel paljud meie kirikuplaanid läksid sassi, sealhulgas ka ühise korjanduse tegemise osas meie laagrikeskuse jaoks. Vaatamata sellele, et Jumala teenistusele kokku tulemise võimalust ei olnud, ei saanud korjandust ka füüsiliselt korjata, tegid siiski päris mitmed kogudused omapoolse annetuse Gideoni laagrile. Suur tänu teile, kuna laagris käib praegu intensiivne uue hooaja ettevalmistamise periood ja kulusid on palju, tahaksin kutsuda üles neid kogudusi, kes ei ole saanud veel oma annetust laagrile teha, tegema korjandust kas käesoleval või juunikuu esimesel pühapäeval laagrile, on sellest palju abi. Samuti on võimalus 8. kuni 13. juunil tulla laagrisse talgunädalale, ilmselt meie jaoks natukene võib-olla kauge koht. Tulla saab nii nädalaks kui ka paariks päevaks, nii nagu võimalus on. Kui on soov tulla appi, siis palun võtke ühendust pastor Artur Põlluga, nii et kes elavad lähemal, võivad seda teha. Ja siin on lisatud ka pastor Arturi pöördumine. Laager on alustamas 28. hooaega. Selle ajaga on Gideoni külastanud üle 30 000 inimesi. Igal suvel 1000 kuni 1500. Noorte hulgas on palju abielupaare, kes on tutvunud just laagris. Populaarne on see paik ka välismaa koguduste seas, kust igal aastal on meile külalisi erinevates vahetustes. Eelmisel aastal külastas meid ka vabariigi president, kes on päästeameti laagripatroon ja meelde jäävad sõnad tema poolt olid sellised. Näete, kuidas võib väheste rahavahenditega suure töö ära teha. Sellel aastal saime ka Isamaa erakonnalt toetust 8000 eurot ja lisades enda poolt mõned tuhanded olema kõikides lastetubades vahetanud aknad. Sellel kevadel on korraldatud korjandusi ja mõningad kogudused on juba annetusi teinud. Jõhvi koguduse liikmed on ligi 3000 eurot üle kandnud, millega on parandanud lastekorpuste katuseid, vahetatud on elektrikaablid ja teinud suurt koristustööd. Kirikuvalitsus on eraldanud 2000 eurot laagri käiku laskmiseks, aga vajadused on jätkuvalt olemas lastetubade remondiks ja hotelli ehituseks. Oleme tänulikud ka teie tulevaste annetuste eest. Teie annetused ja abi aitavad kaasa laagri arengule ja heaolule, mis omakorda saab olema õnnistuseks kõikidele lastele, noortele ja täiskasvanutele, kes sellel aastal laagrisse tulevad. Nii et ma usun, et me oma koguduse poolt saame ka väikese annetuse ja toetuse nende poole teele panna, et iga väiksemgi toetus kindlasti on abiks, kui seda teevad paljud, siis saab ka sellest suurem hulk, nii et olgu Jumal õnnistamas ka seda paika ja kohta seal.
Laulame üheskoos veel ühe laulu, paneme kokku meie korjanduse ja selle laulu number on 156, saada issand nüüd Golgatalt, alla see veel elujõgi, mis puhtaks meid teeb. Laulu number on 156. Ma ei tea, kes meil korjandus üles võtab. Aivar äkki? Võid sa seda teha? Kõrp on siin. Oomast ei ole näha. Tõuseme ja täname ohvri eest. Issand, me täname sind selle anni eest, mille me oleme võinud kokku panna. Issand, sa näed, kui vajadusi on palju ja ka erinevates töölõikudes, issand, siis me täname, et sina ometi katad meie vajadused. Me palume praegu õnnistust ka Laager Gideonile ja sellele tööle, mida seal tehakse, pastor Arturile ja kõikidele töötegijatele, issand, ja me tõesti palume, et sa võiksid õnnistada seda paika ja kohta seal ja eriliselt oma püha vaimuga olla selle üle. Sa näed kõike seda head, mis juba on seal sündinud ja tehtud ja neid õnnistusi, mis on üle selle paiga olnud ja käinud ja nende inimeste osaks saanud, kes on seda külastanud, aga Jumal, me jätkuvalt palume, et sa võiksid ühel erilisel viisil olla seal selles paigas ja täita neid, issand, ja täita ka nende materiaalsed vajadused, issand, et see paik võiks olla õnnistuseks ja issand, et veel paljud võiksid seal kogeda sinu püha vaimu tööd ja seda, mida sina teed, issand. Me täname sind ja palume sinu õnnistust. Õnnista seda andi, mida me oleme siia kokku pannud. Me täname, et kui sina paned oma õnnistuse, siis piskust saab palju ja me täname, et kõik meie vajadused ja kõik vajadused võivad olla kaetud. Tänu olgu sulle selle eest. Aamen. Kui Jumal kingib meile uue nädala, siis järgmisel pühapäeval, see siis on 7. juuni, on meil jälle jumalateenistus ja siis on jumalateenistus armulauaga. Proovime seda nii korraldada, et see oleks meile ohutu ja oleme natukene mõtteid mõelnud selles osas, et
et natukene teistmoodi see tuleb, aga kõik elemendid ja asjad on olemas ja me ei ole armulauast osa saanud, mõned siin juba päris mitu kuud, nii et see on võimalus olla ka üheskoos armulaua osaduses. Nii et järgmisel pühapäeval kell 1 päeval tere tulemast jumalateenistus armulauaga. Laulame lõpulaulu. Number 2, Isa taevas, me austame sind ja siin on ka viimane saaline püha vaim, oled trööstija sa, püha vaim, oled trööstija sa, nii et laul number 2 jääb meie tänast teenistust lõpetama. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.